võistlesin, sain 3. koha ja naistele ei olnud trofeesid ette nähtud. Nagu siuke väike plakat või mingi selline. Ja nagu plaadikene. Aga mehed said trofeed kuni 5. kohani. Isegi. Aloha, imelised Aareteseiklused podcasti kuulajad-vaatajad. Minu nimi Kristal Laksmi-Titton ja tulemas eetrisse imelisest Texasest ja siin Aareteseiklused podcastis me usume, et meis kõigis on olemas aarete laekad ja kui me need avame ja oma käed sisse pistame, saame hakata võtma sealt välja aardeid ja saame need hakata panema iseenda tingimustel tööle, et oma unistuste elu looma hakata. Ja täna on meil külas imeline eestlanna, kes Otepää Nõlvadelt on oma seiklustega jõudnud hoopiski Kanadasse. Tere tulemast, Eline Mets! Tere! Ja sinuga meie kohtumislugu on hästi huvitav, sest mõnikord, kui ma näen midagi põnevat Facebookis, siis ma lihtsalt jagan seda oma seinal ja mõnikord ma isegi ei mäleta, et ma seda olen teinud. Siis ma lähen tagasi oma mälestuste, siis Facebookis ja mälestuste rida, mis tuleb vahest üles. Ja see kuidagi hüppas sealt välja ainult mõned nädalad tagasi ja siis ma vaatasin, et kui lahe tegelane, et tema sobiks väga hästi siia sellesse podcasti ja võtsin kohe sinuga ühendust ja siin me olemegi. Siin me oleme. Ja just. Ja sina olid tegelikult just välja saatnud väikese taotluse oma projektidega seoses, et oleks vaja rohkem valjuhääldit. Jah, tõesti. Ma küll ei mõelnud nagu seda just eesti keeles teha, et see on tegelikult mu esimene eestikeelne podcast, mida ma teen. Ja nimega on selline asi, et ma muutsin oma nime ära, ma lisasin selle sinna lõppu, et ma olen harjunud seda kuulma nagu Elin, ilma selle eeta seal lõpus, aga see oli väga huvitav, kui sina ütlesid Eline. Ma ei ole veel ära otsustanud, kas ma aktsepteerin seda või mitte, et nagu sõpradele ja tuttavatel ma olen ikka Elin ja ma panin selle sinna lõppu, et inglise keele rääkijad oskaksid seda paremini välja hääldada, aga nüüd on minu arust mul läbaks näinud, et nad ei oska seda ka hääldada. Ja ma täiesti saan aru, et minul oli ka kunagi hoopis teine nimi ja ma muutsin täiesti nime ära, sest lihtsalt mul ingliskeelses maailmas läks väga keeruliseks. Nii et praegugi isegi Kristal Ra on vahest niisugune keeruline, et siis Ra muutub Reiks või Rooks või ma ei tea, mis iganes. Aga väga tore. Ja nüüd enne, kui me hüppame sinu seiklustesse ja veel üks väga huvitav asi, mis tuli ka välja, kohe jõuame selleni ka. Ma tahaks teha väikese siis tutvustuse, et kes sa selline oled ja tõesti, sa ei ole mingi lihtsalt tavaline tüdruk, et sa oled ikka siin tõesti mägesid liigutanud ja siin me võime siis kutsuda tõeliseks mootorratturiks ja väekaks naiseks, kes sa immigreerusid ju Kanadasse selle eesmärgiga, et näitlejaks hakata. Ja kuna siis seda lavastaja tükki, mida sina soovisid siis jagada või mängida ei olnud, siis sa lihtsalt võtsid kätte ja Eesti naisele kohaselt tegid ise asja ära. Ja seetõttu siis tänaseks päevaks oledki sa filmitegija, joogi, naiste motospordi õhutaja, esindaja ning algatanud naiste siis motospordi liikumise globaalselt. Ja sa pole ainult siis nende motospordi saavutustega jõudnud meedia pealkirjadesse, vaid lausa siis ka erinevatesse suurematesse väljaannetesse. Ja 2019 sa korraldasid Kickstarteri ja soovisid saada siis oma siis uuele projektile just siis naismootorrattadest eraldi küllust. See ei läinud küll nii, nagu plaanis oli, aga sealt tulid uued ideed, et nii nagu on, et unistused tahavad võib-olla suuremalt veel asju luua. Ja sellest siis sündiski selline projekt nagu Diaries of Badass Chicks, mis on siis praegu nähtaval pilootprojektina YouTube'is ja sinu taustaks on siis inglise keel, kirjandus, mida õppisid Tartu Ülikoolis ja olid ka peamine toimetaja TV3 teleseriaalis samal ajal, kui siis välisuudiseid toimetasid. Ja nüüdseks oled välja andnud ka esimese luuleraamatu From Sky to Infinity,
mille kirjutas sellel ajal, kui siis Kundalini joogakooli läbisid. Nii et selles naises on terve hunnik adrenaliini, julgust ja ta on nii siiruviiruline, et võib silme ees kirjuks minna. Aga kõigele vaatamata on tal 2 jalga konkreetselt maas ja sihid selged. Teda peateelt kõrval enam ei meelita, sest ta on tõeline naine suure N-tähega. Aitäh, issand, see oli nii äge. Nii äge, ma ei olegi seda eesti keeles kuulnud, et see on nagu nii värskendav, see on nagu nii südant soojendav nagu kuulata seda eesti keeles, sest et see tähendus on kuidagi teine. Inglise keeles kõik räägivad ja mul on intervjuud ja asjad, aga eesti keeles on see kuidagi nagu selline kodune. Ja just. Ja nüüd ongi, mis on hästi lahe veel, meie niisugune ühisjoon, mille peale ma alles eile tulin, kui ma hakkasin asju siin ette üle vaatama. Mina olen teinud 2 dokumentaali ja üks nendest on tegelikult Inglimajast Lõuna-Aafrikas ja selle pealkirjal tegelikult Kiirde taevasse. Ja sina oled nüüd mootorrattur, kellel on inglitiivad seljas, et räägi, kas sa tegelikult ka inglitesse usud, siis ma tean, sa oled ka hästi palju vaimsetesse sügavustesse läinud, aga räägi, kuidas need inglitiivad selle mootorratturi asjaga üldse kokku said? Issand, see on nii pikk jutt tegelikult. Kogu see vaimne teema, see läheb nagu tagasi minu lapsepõlve, sellepärast, et mu ema oli see, nüüd nagu mul on nagu mõned sõbrannad või tuttavad öelnud, et su ema on hipi, aga minu arust ei ole kunagi hipi olnud, et ja siis mind kutsutakse hipiks. Ma olen, kust otsast ma hipi olen, ma ei ole mingi hipi. Ma mäletan, kui ma olin 5-aastane, siis me käisime Tartus dispuudiklubis emaga ja mediteerisime seal. Nii et ma olen meditatsiooni ja nende erinevate nagu psychic inimestega kokku puutunud nagu lapsest peale. Ja praegu ma tagasi mõtlen, ma olin nagu jumalast nagu siukene, mitte ülbe, aga nad ütlesid nagu nii vanemad inimesed, kes tulid nagu teistest riikidest, kuskilt Venemaalt ja nii edasi, selgeltnägijad. Ja siis nad ütlesid, et jaa, näed, sul on see, et sa lähed välismaale elama ja mina ütlen, ma tean. Olin nagu veidike ninakas nendega, sest et ma teadsin. Ja 11-aastaselt ma mäletan, kui isa tõi kuskilt, ta sai need VHS kassetid ja seal oli üks kassett, siis me panime lihtsalt suvaliselt nagu sinna videomängijasse ja üks kassett oli see Vancouveri Expo 1986 aasta ja seal oli Seawall ja kõik ja siis ma ütlesin, et 11-aastaselt ma ütlesin, et ma lähen sinna elama. Ma kõigepealt elan Ameerikast ja siis ma lähen sinna ja seal ma nagu veedan oma, ma ütlesin küll, et ma nagu lähen sinna nagu retirema, et ma veedan sinna vanaduspõlve. Ja ma olin täiesti ära unustanud selle. Et ma ise arvasin, et ma tahan kogu aeg Ameerikasse. See on ka üks pikk jutt, ühesõnaga ma olin Ameerikas ja aga siis ma tulin siia ja siis mul tuli meelde, et issand jumal, ma ju 11 aastat ütlesin seda. Nii et inglitesse konkreetselt ma arvan, et ma olen terve elu uskunud. Sellepärast, et ma olen nagu nii tänulik selle eest, et mul on selline ema, kes tegeles numeroloogia ja tarokaartide ja nende asjadega siis, kui kõik inimesed pidasid teda hulluks. Et nagu see ei olnud mainstream, see ei olnud absoluutselt levinud. Need olidki nagu mingid dispuudiklubi, ma ei teagi see üldse, mida see tähendab. Jah, meid nagu veeti kogu aeg kaasa igale poole ja see on nagu hoidnud mul nagu open mind. Aga ma olen nagu kogu aeg uskunud, mul on olnud, ma käisin Matrix Energeticsi seminaril Los Angeleses ja ma olen nagu kogu aeg tunnetanud ja nagu erinevaid, ma olen nagu erineval, nagu võib-olla veidikene rohkem kui tavainimesel. Ma ei tea, kui avalikult me saame siin rääkida sellest. Piire ei ole. Inimesi on igasuguseid erinevate vajaduste ja hobidega, et selles mõttes piire ei ole.
ja no ei, no see ongi see, et nagu siin ma olen, kes ma sõidan mootorrattaga ja siis räägin inglitest ja sellest, et ma võib-olla tunnetan nagu mõndasid teisi leveleid, mida nagu tavainimene ei tunneta, kuigi kõigil on see ability olemas, aga lihtsalt ma olen olnud nagu avatud sellele. Aga 2018 kevadel ma tegin oma, ma kutsuks seda oma soul sisteriks, ta on üks mu parimaid sõbrannasid, kui mitte kõige parem sõbranna. Carmeniga ma tegin ühe nagu telefoni teel nagu ühe meditatsiooni või mingisuguse asja, mis nagu unlockis midagi ja järgmine hommik oli mul spiritual awakening. Ja see oli, ma istusin diivanil ja see oli nagu terve nagu universumi tarkus nagu lihtsalt nagu lõimu nagu ja see, et nagu kõik, mis ma olen nagu õppinud või kõik, mis ma olen nagu emalt õppinud või kõik nagu all of a sudden it all made sense. Et nagu ma sain aru nagu kuidas nagu kõik asjad seotud on ja see oli nagu uue etapi algus. Sest et siis ma läksin tõesti nagu väga sügavale. Ja pärast seda siis ma hakkasin tundma nagu mul endal oleks tiivad. Et nagu ma lihtsalt tunnen neid vahepeal, et lihtsalt on seal. Ja, et oledki inimingel. Ja, et nad lihtsalt on. Ja ma hästi tugevalt hakkasin neid tundma Kundalini joogas. Ja see pilt, kus ma olen tiibadega, see esimene pilt, see oli tegelikult, ma postitasin selle Facebooki naiste mootorratta gruppi ja üks teine naine, keda ma ei tunne, tema lihtsalt photoshopis mulle tiivad ja postitas selle. Et see ei olnud mina, kes nagu need tiimad pani mulle, et nagu, väga lahe. Täitsa magic. Ja siis sellest ajast peale, sest et ma eriti mootorrattaga sõites vahest, kui sa hästi kiiresti nagu sa tead, et sa nagu võib-olla ei tohiks nii kiiresti sõita, siis ma kujutan ette neid nagu hästi suuri tiibu nagu mind nagu hoidmas või kaitsmas, et ma tean, et nagu ma olen hoitud. Et jah, hästi tugevalt ma tunnen neid just siis, kui ma mootorrattaga sõidan. Wow. Et see on see vabadus, aga samas ka see, et sa oled kaitstud. No väga super, kes oleks teadnud, et selline lugu inglitest välja tuleb. Aga nüüd räägi natuke lähemalt, et Otepää tüdruk Elvas tegelikult. Okei, et siis Lõuna-Eesti imelisest loodusest, kõigest sellest läbi imbunud üsna tõenäoliselt ja siis inglise keel, Tartu Ülikool ja kuidas see Kanada üldse sinu ellu tuli, nagu et okei, sul oli mingi sisemine teadmine, minul oli samamoodi, kui ma mingil ajal teadsin, et ma Eestisse ei jää, et ma lihtsalt nagu ma võin seal külas käia, aga ma kindlasti sinna elama ei jää. Et siis see tuli nagu, kuidas sinul, kus kohas see tuli, millest see alguse sai? Ma olen teadnud, nii kaua kuni ma mäletan, see ongi see 5 aastat ma juba teadsin, et ma ei jää Eestisse elama. Ja ma kogu aeg rääkisin Ameerika. Ja ma elasin seal, ma olin seal, kui ma olin 19, ma käisin raamatuid müümas. Ma ei teinud seda lugu, nii see pikk jutt. Käisin raamatuid müümas, siis pärast seda kui ma olin 24 vist, siis ma läksin tagasi ja siis ma olin LA-s ja see ongi see, et mul oli mingi idee, aga ma tegelikult ei teadnud. See ongi see, et nagu Eestis üles kasvades, nagu ma sündisin ju Vene ajal, eks, ja hästi tugevalt, kui ma nüüd tagasi vaatan, siis hästi tugevalt ma olin ikkagi selles nagu Vene aja mõtteviisis, selles, et nagu hoian ennast väiksena ja nagu lähen nagu täie peale välja, aga tegelikult ei lähe. Et ma hoian ennast nagu turvatsoonis kogu aeg, et isegi siis, kui ma olen läinud nagu all out,
siis nüüd ma olen aru saanud, et kui ma lähen, siis ma näen, et mul tulebki armee nagu ingleid kaasa ja ma ehmatan sellest nii ära, et ma panen stopi. Et see on nagu nii hirmutav, et ma nüüd, issand jumal, et nagu see on nagu too much. Et ma olin Ameerikas ja siis ma olin seal oma elukaaslasega ja siis me tulime Eestisse ja siis me abiellusime ja siis ma tahtsin tagasi minna. Kas elukaaslane on sul ka eestlane või? Ja me jõuame veel sinna. Ja siis viisadest öeldi ära. Kui me olime abiellunud, siis öeldi viisadest ära. Ja ma nagu taotlesin kohe uuesti, sest ma arvasin, et mis mõttes, et mul on kõik, mul oli, sest ma töötasin siis Kanal 2 ja mul oli kõik nagu autolehtedega kõigega, et ma teen seal nagu meedia, et nagu ma taotlesin meediaviisat. Et mul oli kõik plaan oli paigas, et mida ma seal teen, on ju, et ma lähen sinna LA Autoshow'le aga ma nagu ei saanud aru, et see ei aita mitte kuidagi lähemale mu unistustele. Et see ei ole seotud ei näitlemisega, ma ei oleks saanud mitte midagi muud teha seal nagu ametlikult ja ma ei ole selline inimene, kes midagi nagu illegaalselt teeks, on ju. Ja ma olen nagu võib-olla liiga aus selles suhtes. Ja siis öeldi ära ja siis mul nagu maailm kukkus kokku. Mis mõttes, et ma olen alati ju näinud, et ma olen Ameerikas ja siis oli nagu veidikene nagu siuke tume aeg ja siis Carmen, tema ütles, et Londonis oli üks, Carmen on Carmen Britson, et tema on, ta on olnud nagu minu kõrval. Ja kes on käinud ka meie podcastis, üks populaarsemaid podcast'e kusjuures. Ja siis tema ütles, et ma ei mäleta, see oli Sony Entertainment, mis otsis Londonisse. Ta ütles, et täpselt sulle ideaalne koht, et nagu täpselt sinu nagu neid skills'e otsitakse. Ja siis ma applysin sinna, aga nad olid juba leidnud kellegi, aga siis see pani nagu selle Londoni mulle pähe. Ma olin olnud 2005 Londonis, ma vihkasin seda, mulle ei meeldinud, et see London. Siis ma mõtlesin, et okei, et mul ei ole muud varianti, et ma lähen siis Londonisse. Ja siis ma läksin Londonisse, olin seal 6 aega. Ja siis läksin sügisel tagasi ja see oli täiesti, siis ma läksin sinna üksinda, mul abikaasa oli Eestis ja saatis mulle raha vahepeal ja siis mina teenisin seal mingi lihtsalt juuprojektidega ja sõin nuudleid põhimõtteliselt peaaegu aasta aega ja käisin igal auditionil ja osalesin igas filmiprojektis, mis ma sain ja see oli nagu nii äge aeg, mulle nii meeldis see. Ja siis mul abikaasa käis külas Londonis ja tema ütles, et mulle meeldis siin, ma ei koli siia mitte kunagi, et nagu nii on lihtsalt. Ja mulle ka nagu ma ei tundnud, et ma tahaks nagu sinna jääda. Aga samal ajal ma olin juba Central School of Speech and Drama tegi nagu nende suveülikooli Moskvas seal Mahatis Moskva kunstiteatris on see eesti keeles vist. Seal, kus Stanislavski alustas ja õpetas. Ja siis ma sain sinna sisse ja see oli august 2012 ja siis ma läksin sinna. See oli ka hästi äge, sest et see oli vene keeles, ma sain muidugi aru suuremas ajast ja teised olid Londonist ja Ameerikast hästi ülemaailmne, nagu seltskond oli meil koos, see oli hästi äge ja me tegime balletti ja nagu hästi selline hästi äge oli. Ja siis ma läksin Inglismaa tagasi ja siis meie landlord ütles, et ta müüb maja maha, et me võime välja kolima. Ja siis ma võtsin seda, et okei, et see on nagu Londonis tuli mulle juba juuli, see oli vist 7 juuli, kui mul tuli. Lihtsalt nagu lõi pähe, et issand, Vancouver, Kanada, see on filmitööstus, sinna minek. Ja siis oligi, et see oli 2011, issand, ma ei mäleta ka. Ja siis tulin Eestisse, läksin Estonia teatrisse tööle, TV3 tööle, filmimehesse tööle, sest et mul oli eesmärk, ma olin, et nii, et nüüd ma võtan ennast nii kokku, et mul on plaan, et ma lähen Kanadasse, aga praegu ma teenin raha ja lihtsalt teen nii palju kui võimalik.
ja siis 2013 tulin Kanadasse. Kuidas see Kanadasse minek oli, et ma tean, USA-sse tõesti tänasel päeval, ma ise olen nüüd selle rohelise kaardi siin järgmise etapi läbi teinud, et see on ikka totaalne kadalipp, et kuidas Kanadasse immigreerimine oli? Eesti on selles mõttes nagu lucky, et Kanadal on Eestiga leping nagu just working holiday programmiga, et kanadlased saavad tulla Eestisse ja eestlased saavad tulla Kanadasse. Ja meie olime üks esimesi, kes tulid, sest ma taotlesin seda 2012 ja siis ma arvan, et see oli teine aasta, kui see programm üldsegi kehtis. Ja eks sellega oli ka keerulisi aegu, sellepärast alguses see kehtib ainult aasta ja siis sa saad teise aasta oma ja seal oli igasugune kammajaan nagu selle paberi ajamisega ja ma vandusin, mul oli advokaatiga, olid igavesed jamad ja siis ma vandusin, ma elu sees enam seda ei tee. Ja siis 2017 ma läksin UBC-sse ja tegin sain diplomi immigratsiooniõiguses ja nüüd mul on oma immigratsioonifirma. Ja nüüd aitan mina inimesi Kanadasse immigreeruda ka ja on hästi palju eestlasi ja ma olen ainukene eestlane, kes teeb seda eesti keeles, ainukene eestlane, kellel see litsents on. Wow, väga võimas, nii et kui keegi tahab Kanadasse kolida, siis teab, kellega rääkida. Jah. Just, väga hea. Ja, et see on nagu selline asi, mida ma olen nagu endast nagu alla surunud võib-olla, et kuidas see mahub minu nagu filmi või kõike mu mootorratta maailma, aga see mahub, sest see on ikkagi, see on inimeste aitamine ja ma lihtsalt shiftisin selle perspektiivi, tänu Tony Robbinsile muideks, ma shiftisin selle perspektiivi, et need inimesed, keda ma olen aidanud, nende elu on muutunud. Ma olen nagu sõna otseses mõttes nende elu muutnud ja nad on saanud alustada siin elu või jääda siia. Et nagu terve nende trajektoor on muutunud ja ma tean pehast nagu nii palju inimesi, kellel on see täiesti kardinaalselt ja ma ei ole endale nagu seda creditit nagu andnud, et ma ei ole nagu aru saanud enda tähtsusest selles rollis. Nii et ja praegu ma aitan ka paar inimest, kelle pered on nagu Ukrainast ja nagu I'm actually making a difference. Mitte lihtsalt nagu mootorratta või selles maailmas, aga nagu muud moodi ka. Ja, et inimeste elud muutuvad ja ma olen ise teinud läbi 3-4 maa immigratsiooniprotsessid otsast lõpuni ja see ei ole kunagi nagu lihtne, et see on päris hull ettevõtmine, nii et selles mõttes see on väga tänuväärne töö, et ma juba tänan ette kõiki siis katsumusi, mis sa vähendad inimestel, kes seda teed valivad minna. Aga nüüd sukeldume natuke sellesse mootorratta maailma, et kuidas siis üks selline kena tütarlaps nagu sina peale vaadates küll ei oskaks nagu arvatagi, et mootorrattur nii-öelda sinus peitub, et kus see üldse alguse sai? Sellega on ka huvitav lugu, et ma olen seda varasemates podcastist inglise keeles rääkinud, et mu abikaasa, kes on nüüdseks eksabikaasa, tema nagu kogu aeg rääkis, et nagu ostame mootorratta, et teeme midagi, et tema tahab mootorrattaga sõita, sest ta nagu noorena putitas neid ja ehitas neid üles ja sõitis nendega ja mul oli nagu nii kardinaalne ei, et mul oli nagu täiesti, aga ma olen nüüd aru saanud, et nii paljud asjad, mille suhtes mul on olnud nagu kardinaalne ei, ma olen nagu täiesti need nagu ümber pööranud, et ei saa öelda nagu never say never, eks. Ja see ongi nii naljakas, et ma nagu täiesti läksin ühest äärmusest teise, sest et ma olin TV3-s välisuudiste toimetaja 7 uudistes ja minu vastutada oli ka see seal saate lõpus need kõige vaadatamad YouTube'i videod ja 3. jaanuaril 2012 kõige vaadatam spordivideo oli motokrossi video. Ja ma mäletan, ma istusin seal oma office'is nagu suure ekraanidega, ma vaatasin neid, nad hüppasid seal nende mootorratastega ja ma olin nagu nii lummatud ja ma olin, et issand jumal, ma tahan seda teha. Ja
ma ei mäleta, kas ma samal päeval ma helistasin Adrenalin Arenasse, mis on, kus ta nüüd on, Võrumaal. Ja ma broneerisin endale tunni koos lastega, laste hommikule läksin, kõik pisikesed lapsed. Mina olin nagu 100cc Hondaga. Ma ei teadnud, kus on see sidur, kus on pidur, mida üldse teha. Aga see täiesti nagu esimesest päevast peale, see vabaduse tunne ja see oli minu asi ühesõnaga. Ma tundsin selle ära, et see on minu asi ja umbes kuu aega hiljem ostsin omale enda ratta ja siis nii see läks. Ja nüüd ma tean, minu enda poeg alustas motocrossiga, kui ta oli väiksem, et koos isaga nad hästi palju neile meeldis seda teha ja siis ka ikka mitmeid kordi ta kukkus päris nagu kardinaalselt ja siis iga kord, kui ta läks sõitma, siis ma alati hoidsin hinge kinni ja mulle väga ei meeldinud see. Muidugi nagu ema süda ikka nagu natuke hirmul on ja siis ma ükskord, kui ta oli jälle niimoodi kukkunud vist niimoodi, et kas motikas ka veel kukkus talle veel peale ja ma ei tea, minu arust oli ta täiesti kummist tehtud, sest enamus lihtsalt lõppes nagu sinikatega. Aga siis ühe korra vist sai ikka päris nagu kõvasti seal viga ka ja siis ma küsisin, et mis sa siis sellest nüüd õppisid. Ja siis ta ütles, et lihtsalt seda, et kui sa motikaga sõidad, siis sa kukud. Ja that's it. Ja ma ütlesin, et okei, aga äkki siis ei peaks seda nagu rohkem tegema, et äkki sa ei taha nagu rohkem kukkuda. Ei no milles probleem, et kukun siis jälle, ühesõnaga siis vaatame jälle edasi. Et kas see tuleb sulle tuttav ette? Ja nagu mul ongi, ma olen nagu läinud kas nagu all out, kui ma võistlesin siin 2014, siis ma lihtsalt, mul oli gaas põhjas, isegi kui ma hüppeid välja ei hüpanud, ma case'isin nagu täiesti põrkasin seal, aga ikka gaas põhjas. Et jah, sa ei saa mõelda nagu nende kukkumiste peale, see on osa sellest, juhtub, siis juhtub. No, samamoodi on lumelauatamisega ja väga tihti need kukkumised ei ole tegelikult nii hullud. Siis ongi, et ajaga sa tegelikult ju õpid käsitlema nii masinat kui tehnikat, on ju, ja siis sa tegelikult, siis sinust saabki ju ekspert, on ju, ja siis hakkad temaga, see ongi nagu koosloome, et ükskõik võtame purjetamise, et sul on ka ikkagi, et sul on mingi element, millega sa siis koos kulged, on ju, mootorratas samamoodi, et siis sa pead olema kohal, et see on ka siuke hea kohaloluharjutus, on ju, ja sa pead olema, kõik elemendid on ju ka tegelikult, et mõnikord ju hakkab sul seal poole asja peal vihma sadama, no mis sa teed siis, ikka sõidad ju edasi. Ja just see kohalolek on see, et tavaliselt asjad juhtuvad siis, kui sa oma mõtetes lähed kuskile rändama või kui sa hakkad üle mõtlema või kui sa hakkad muretsema, et issand jumal, mis see keegi teine mõtleb või nagu tahad nagu näidata või siis üritad kellegiga nagu sammu pidada nagu valedel põhjustel. Et see ongi alati öeldakse ka, et nagu sõida oma sõitu ja ära muretse, ära mõtle, mis teised teevad või mis teised arvavad, et see on nagu sinu sõit, see on sinu elu, see on sinu ratas, see on sinu keha, eks. Ja see on hästi meditatiivne, sellepärast, et sa pead olema nii kohal. Sa ei saa autoroolis sa saad unistada rohkem, kui sa mootorratta seljas sa nagu ei unista, see on nagu aktiivne meditatsioon. Aktiivne kohalolu meditatsioon. Et sa nagu sa pead olema hästi teadlik kõigest, mis on ümberringi, et see on nagu hästi siukene nagu heightened senses. Ja pead olema nagu hästi kiiresti reageerima ka, et ükskõik, mis siis ümberringi toimub, on ju. Ja. Just. Ja nüüd räägi oma esmastest kogemustest, et me saame pärast märkmetesse panna ka selle laheda väikese treileri sinu sellest projektist. Ma vaatasin ka esimene kord, mõtlesin, et just nii lahe oli, et sa ise mängisid seda pearolli
läksid üks siis võistlus siis, kus sa läksid ja räägi, mis seal juhtus, et see oli tõesti väga hea, et siis inimesed saavad ise ka pärast üle vaadata. Kas ma räägin nagu, mis see nagu see plott on? Just, räägi seda plotti. See on tegelikult tõsielul põhinev, see oligi täpselt see, mis nagu juhtus, et võrreldes Eestiga siin Kanadas ei ole see motosport nagu nii hästi arenenud ja siin on hästi palju ikkagi seda naiste, naisi ei võeta võrdsena meestega. Et siis oligi, ma läksin võistlustele, maksin samad nagu võistlustasud nagu kõik teisedki, naisi oli päris palju, meid oli, ma ei mäleta, kas meid oli 10 või midagi oma klassis ja... Mis juhtus, kui sa registreerisid? See oli minu arust ka väga oluline hetk. See, kus mul raha ei olnud või? See, aga ta küsis on, et... Ja, seda ma olen kusjuures, seda on juhtunud päris mitmel korral. Sest kuna mina hakkasin mootorratastega sõitma, kas ma olin 26 või 27, et tavaliselt ongi see, et nagu sa ütlesid, et hakkad lapsena sõitma, et siis see on nagu osa su elust, kui sa kasvad ülesse aga mina nagu valisin selle. Minu vanemad ei valinud seda mulle või see ei olnud nagu, mina valisin selle ja mina valisin selle, et ma tahan võistelda. Ja siis sa lähedki sinna võistlustelki ennast nagu registreerima ja esimene asi, mida nad seal ütlevad, et mitu last, kellele nagu, et ei, et mina võistlen. Ja siis on alati neil, et okei, et ja naljakas ongi see, et need on alati kuskil keskealised naised, kes on seal nagu registreerivad ja pööritavad silmi siis. Jah. Pööritavad silmi, et oh my god, nagu, et et nad ei näe, et nad näevad mind nagu potentsiaalse emana, aga nad ei näe mind nagu naisena, kes valib selle iseenda jaoks teha. Et jah, ja siis võistlesin, sain 3. koha ja naistele ei olnud trofeesid ette nähtud. Oli lihtsalt nagu mingi nagu plaque, et nagu lihtsalt, ma ei tea, mis eesti keeles on. See oligi nagu siuke väike plakat või mingi selline. Ja nagu plaadikene, aga mehed said trofeed kuni 5. kohani. Isegi need klassid, kus oli vähem võistlejaid kui naisi. Ja isegi praegu mulle saadeti just email, et nagu üks võistluse korraldaja lihtsalt võttis naiste klassi nagu jättis välja. Ja sellest tuli nagu selline nagu backlash, et nagu sponsorid, nagu need sponsorid, kes olid female-led companies, et need ähvardasid siis nagu oma sponsorluse sealt nagu tagant ära võtta ja siis nad tulid tagasi, et me announce'ime, et nüüd on meil naiste klass ja siis kõigil oli, et nagu issand jumal, et nagu te oleks tohtnud seda nagu absoluutselt üldse ära võtta, et nagu miks. Et seda toetust on ikkagi vähe ja see on ka osa minu missioonist, et ma tahan seda propageerida naiste seas nagu vahet ei ole, kui vana sa oled, sest et mulle on kirjutanud naised 40, 40, 50 ja nad küsivad, kas sa tõesti hakkasid sõitma alles nagu 20. lõpus. Sest et naistena on selline, ma nagu avastanud, et sul on, kui mees midagi teeb, kui sa oled kuskil seltskonnas ja mees midagi teeb, siis see ei inspireeri sind, vaid pigem on see selline, et see nagu pigem see on nagu hirmutav või nagu sa mõtled, mehed, mida iganes on ju. Aga kui sa oled kuskil ja naine teeb seda, siis see on inspireeriv, see on, et vau, et tema teeb, see tähendab, et mina saan ka seda teha. Et see annab sulle nagu loa ja see on nagu nii naljakas, et me oleme nagu kogu see ühiskond, kogu see patriarchy on meid naisi niimoodi kasvatanud, et me pidevalt nagu otsime nagu ja ootame nagu luba, et olla meie ise ja teha midagi, mis nagu pakub meile huvi. Aga kõik need süsteemid on niimoodi üles ehitatud, et see tundub normaalne. Et
et meil on seda luba vaja ja et kui keegi teeb midagi teistmoodi, et keegi sõidab mootorratastega, siis see on, et et see on midagi nii erilist, aga tegelikult kõik naised saaksid seda teha, kui nad tahavad. Ma just olin Mehhikos, olin hästi palju koos naistega, kes olid ise hakanud purjetama ja kes olid ka ise ostnud purjekad ja siis samamoodi, et sarnane on, et mis mõttes, et sa üksi, sul on purjekas ja üks naine, keda ma kohtusin, isegi sõitis üle terve maailma üksinda purjekaga, kujutad ette, nagu see on täiesti nagu hull ettevõtmine ja ta oli ikkagi juba nagu ka siukses kuldses eas, et polnud üldse nagu samamoodi polnud alustanud nagu varakult, on ju. Et see ongi nii õige, mis sa ütled, et see loa, et miks me ootame seda luba, et davai, hakkame pihta kohe. Jah, aga see ongi see, et mulle tundub, et nagu see loa andmine, me peame nii palju ära viskama omalt neid erinevaid kihte, mis on nagu teiste arvamused, ühiskonna arvamused, kõik nagu... Või ka ootused. Ja, et viimasel ajal, ma mediteerin iga päev põhimõtteliselt ja viimasel ajal ma olen meditatsioonides, ma lihtsalt nagu füüsiliselt nagu koorin ära, kui mul tuleb nagu ärevus mingi asja suhtes, siis ma koorin ära, et kus see algus on, et kust see tekib mul, et mille pärast, et väga tihti on see just sellepärast, et see surve, mida me paneme ise endale peale, mis me arvame, et teised inimesed panevad meile. Kuigi teised inimesed on oma eludega nii hõivatud, et nad ei viitsi, nad ei ole aega nagu mõelda meie peale nii palju, kui meie arvame, et nad mõtlevad. Et see on üks väga suur asi, mis tuleb nagu maha koorida ja see ei ole, et sa koorid selle ühe korra, sa nagu pidevalt pead seda koorima, sest et selle raamatuga samamoodi. Mul oli ju, ma pidin see raamatule tuleb ka Kickstarter ja ma pidin selle raamatu Kickstarteri alustama 28. veebruar. Ja me kõik teame, mis juhtus 24. veebruar. Et kogu see Ukraina teema ja ma nagu kukkusin nagu nii tumedasse auku sellesse, ma läksin selle keerisega nagu kaasa ja ma olin esimene nädal täiesti selles keerises, ma nagu ei näinud välja absoluutselt sellest ja ma lükkasin selle edasi nagu 8. märtsiks, aga kui ma sellest keerisest hakkasin välja tulema, siis ma nägin, et see nagu it's not gonna happen. Et see ei tundu õige hetk olevat, aga kõik hullem ongi see, et mul on piletid Eestisse, Indiasse ja ma tühistan need kõik. Nagu ma olen osad piletid veel tühistamata, sest ma pidingi minema sinna sõitma. Mul on tiivad, ma näitan, mul on tiivad. Et meil ei olegi ühtegi sellist tiibadega esinejat veel olnud. Ei ole tiibadega esinejat. Ja, väga ilus, väga sobib sulle ja nii lahe. Nüüd kujutame ette, et seal on mootorratas ka veel all. Ja. Tegelikult sellist tiibadega inglit on praegu võib-olla rohkemgi vaja kui muidu. Ja, mul oli, see ongi see, et ma pidin sõitma läbi India, mitte päris läbi India, nagu Amritsaris tiibadega ja mootorrattaga. Aga see ongi see, et nüüd jääb see ära. Ma olin hästi kurb, et ma ei lähe praegu Indiasse ja kogu see plaan, mis mul oli. Aga ma saaks seda siia ikkagi teha, aga ma tundsin, et kui ma seda praegu teen, siis see on nagu pushimine, siis see on nagu läbi surumine, aga ma ei taha teha seda läbi surumise, vaid ma tahan teha seda läbi flow. Ja ma tahan teha seda läbi kerguse ja nii naljakas, kui see ka ei ole, see on tegelikult täiesti nagu aru saadav, et kui ma võtsin endalt selle surve ära, et ma pean selle 8. nüüd launchima, ma võtsin selle ära ja siis tuli niisugune kergus, et issand, nüüd ma saan teha seda, nüüd ma saan teha seda, ma saan selle paremaks teha ja mul tulid kohe nagu ideed, mida ma saan nagu nüüd teha, sest et mul on nagu rohkem aega ja ma saan seda teha siis, kui inimeste mõtted ei ole nagu nii tumedad. Jah, ma saan sellest aru, et praegu on maailmal vaja nagu kergust ja valgust, aga ma tunnen, et ma pean seda kõigepealt ise endale andma.
sest et ma olin seal nii keerises, nagu nii sees, nii tumedas, et praegu ma nagu ehitan ennast uuesti, nagu ma nii kukkusin energeetiliselt. Aga nüüd ma nagu ehitan seda ennast nagu uuesti ülesse, et ma saaksin seda kergusega teha. Ja jah, Kundaliini jälle käin nagu Kundaliinis, mitte ei tee online tunde, vaid nagu lähen tõesti siin nagu koha peale. Ja see on hästi oluline, mis sa mainid siin on just tegelikult see ongi siuke jumaliku ajastuse äratabamine ja just see, et vooluga minna, et vaata Eesti naisena ma olen ise kogenud ka seda ja paljud ka siin, kes täna kohal on, kuulavad, et tõesti meil on sees natuke selline push imine ja natuke siuke buldooser vahepeal on ju. Ja tõesti, et kui me oleks enda suhtes lahkemad, ükskõik ka isegi, kui sa paned tõesti mingi selle eesmärgi ja tõesti suurelt nagu sina, et sul olid lennukipiletid, asjad juba kõik olemas ja vahest ongi lihtsalt on vaja teha neid muudatusi, et vaata, kui purjetad, see on samamoodi, kui sa näed ikkagi, et ees on mingi tohutu torm, siis ei ole ikka väga tark sinna nagu pea ees sisse sõita, on ju, vaid ikkagi teha, mis vajalik, siis kõrvale sõita või vaikselt mingis sadamas oodata, kuni järgmine avaneb. See on väga hea analoog, see nagu mul täiesti nagu resoneerus, sest et see on tõesti, sest praegu on nagu torm ja see ongi see, et kas ma lähen ja nagu kihutan sinna tormi sisse ja üritan seal nagu ellu jääda või tõesti, et ma ootan, kui see ära läheb ja lähen veidikene nagu ümber sellest, et mina saaksin õitseda, et see projekt saaks õitseda ja et need inimesed, kes on selle projektiga seotud, samamoodi saaks õitseda. Jah, ja võib-olla ka, et kui siin on ka kuulajad, vaatajad, kes samamoodi mingite oma projektidega on praegu seetõttu pausil, et siis ongi hea siukene väikene nagu meelemuutus, et kui see endale nagu selgeks teha, siis on nagu lihtne ümber häälestada, on ju. Ja, sest et nagu mis mulle lahutus ja mul oli ka üks nagu väga valus lahkuminek sügisel. Mis need kõik mulle on õpetanud on just see enda sisehääle kuulamine ja mul on see nagu jõudnud sellise tasemeni, et see ei ole isegi lihtsalt mitte sisehääl, vaid see on nagu väga tugev. Nagu see on nagu keegi ütleb, et nüüd nii on, et ma ei saa nagu sellele vastu enam, et see on nagu tõuge või see on nagu impulss. Ja nii kui ma hakkan sellega võitlema, nii tuleb nagu plahvatus mingi hetk, et ma ei saa, ei saa seda ignoreerida enam, see on lihtsalt nagu nii tugev, et ja minul on ka neid hetki olnud nii palju ja vahest on isegi, et tuleb, ma kutsun seda isegi vaata, et siuke nagu pissihäda tuleb peale, et sa pead midagi tegema, et siis ei ole selle eest põgeneda ja see ongi sinu lugu on nagu selles mõttes nii ehe näide, et võib-olla nüüd me võiksimegi natuke minna sellega sinna selle Kickstarteri asja juurde. Jällegi üks ümberhäälestus, sinu idee oli üks, aga siis universum ja kes teab, mis sinu enda siis inglid sinu tiimis arvasid, et okei, sina mõtlesid seda sellise pakendina, aga näed, me anname sulle siin hoopis sellise võimaluse, et räägi, mis sellest Kickstarteri asjast sai ja kuidas see samamoodi sa tegid selle ümber? See Kickstarter 2019, no see oligi see, et kohe pärast, kui ma sain selle piloodi valmis, siis mul oli niimoodi, et ma nüüd lähen, teen terve seriaali ja siis ma kohtusin nende teleprodutsentide ja asjadega. Siis mul oli oma idee olemas, et ma teadsin, mida ma tahan, aga ma teadsin, et varasemalt nad on andnud nagu lisarahastust. Ja ma sain nendega kokku, aga mina arvasin, et see on nii lihtne, et ma lähen ja kohe saangi, aga see on nagu suhete hoidmine ja see on networking ja eks ma sain need nagu väga hästi kõrged miitinguid aga ma arvasin, et see on lihtsam ja siis ma taotlesin erinevaid nagu rahastusi ja enam ei saanud nii lihtsalt, kes ma olen, et mis asja nüüd on, aga kui mul oli see nagu post-production sellele piloodile, siis ma murdsin oma põlve võistluste, see on päris võistlus, see oli nagu practice enne võistlusi. Ja see oli ka, sest et ma tahtsin tegelikult olla Whistler Film Festivalil, sest et ma 2 nädalavahetust võistlesin ja ma esimene nädalavahetus võistlesin ja mul oli sellest
mul oli ainult seda vaja. Mul ei olnud vaja push ida ennast teiseks nädalavahetuseks ja ma push isin ennast sinna ja mul võeti aeg täiega maha, sest ma murdsin oma kõik nagu need ligamentid oma põlves, et nagu see võttis mind põhimõtteliselt aastaks nagu rivist välja. Ja siis see asi venis ja 2019 siis lõpuks ma palkasin nagu Kickstarter manageri või nagu ma sain endale Kickstarter manageri ja siis see kuupäev ka liikus, sest ma käisin vahepeal Peruus, Machu Picchu'l ja seal ikkagi see momentum oli olemas, aga need inimesed, kes mu ümber olid, ma kuulasin neid liiga palju. Ma ei kuulanud oma sisehäält. Et oligi produtsent, kes ütles, et issand jumal, et see, et tegi mulle uue nagu selle budgeti, sest et mul on niimoodi, et kui ma saan Kickstarteris 20 000, ma saan teha 5 episoodi, 4 või 5 episoodi veel, et ma tahangi teha need väiksed, sest et mul oli oma plaan, oma visioon nagu suure, nagu see, kogu selle suure nagu mis ma tahan nagu üldse nagu sellega saavutada. Ja tema oli, et kõik need, seda on vaja ja siis ta tegi uue eelarve, mis oli $600,000. Ja ma olin niimoodi, et okei. Ja siis lõpuks me jõudsime nagu kompromissini, et okei, et me teeme Kickstarteri, aga me teeme siis 130,000 või nagu $100,000 USA oli see Kickstarter. Ja mina tahtsin 20, nagu mul ei olnud mul oli oma visioon ja ma kuulasin teisi ja siis see Kickstarteri manager, tema oli üldsegi gaming ja nagu selles industry's ja nood inimesed, nad teavad, mis on Kickstarter, seal kogu aeg projektid kõik nagu rahastatakse läbi Kickstarteri, aga minu see audience, minu publik ei teadnud midagi Kickstarterist. See Kickstarter ei ole üldse nagu teema nagu mootorratta maailmale ja mul pidi hästi palju, ma pidin neile selgitama, mis asi see on ju. Ja nagu sinna läks nagu hästi palju auru, et see asi, ma sain hästi palju publicity't, et see oli nagu väga super, et nagu kuidas inimesed tulid kokku mind toetama. Ma nägin, et see toetus on seal, aga ja mis siis juhtus? Siis juhtus selline asi, et enne Kickstarterit ma ütlesin oma abikaasale, et see tuleb meie kõige raskem aasta või see mitte aasta, kõige raskem kuu, et nagu kannata ära, et siis ma võtan aja maha pärast seda. Ja 2 nädalat, Kickstarter oli kestnud 2 nädalat, ta laenas minu mootorratast, läks sellega 8 tunni sellele sõidule, tuli koju, ütles, et ta kolib välja. See oli nagu täiesti ootamatu minu jaoks, et ma tegin siin podcasti intervjuusid samal ajal, kui tema pakkis elutas asju, ta ei olnud isegi nõus nagu andma mulle seda aega, et nagu need podcastid, see oligi see, et ma nägin, et see Kickstarter on nagu kokku varisemas, sest ma canceldasin selle lõpuks ja siis mu abielu varises kokku ja nagu kõik see oli nagu täiesti, see oli see torm siis, kuhu ma lõpuks jõudsin, sellepärast, et ma tundsin, et see Kickstarter oli push imine, ma tundsin, et ma oma meelega, et nagu my mind ütles, et nagu teeme, aga minu see sisetunne ütles, et ei, kuule, et ei, me ei ole valmis, et nagu päris mitte nii. Ja ma ei kuulanud oma sisetunnet, ma nagu võitlesin ja nagu läksin nagu tank ja tulemus oli käes, kuigi ma olen praegu nagu väga tänulik oma eksabikaasale, et ta seda tegi, sellepärast, et mina ei oleks seda teinud. Me kumbki ei olnud õnnelikud enam. Me kohtusime, kui olime 21, me olime nagu lapsed veel, me ei teadnud midagi mitte millestki ja me kasvasime lihtsalt eraldi erinevateks inimesteks. Ja ma olin nii kinni selles, et see oli nagu nii toxic ja see oli nagu nii, meil olid nagu nii trauma-based nagu coping mechanisms, et see oli nagu, kui ma tagasi mõtlen, mul hakkab paha, et nagu, kuidas me nagu üksteisega käitusime ja millised me olime. Kaassõltuvus natuke võib-olla. Ja. Kickstarteris siis sa raha ei saanud seda, mida sa soovisid. Just. Ei, sest Kickstarter on selline, et kui sa ei saa nagu seda, sul on eesmärk, kui sa seda eesmärki ei saa, siis sa ei saa midagi. See on all or nothing. Ja me canceldasime selle.
ja siis pärast seda ma ei mäleta 3 kuud. Ma praegu mõtlen, et ma olen nagu ära kustutanud oma mälust hästi palju matkamist siin mägedes ja sügisel ja ma hakkasin käima uuesti Kundalinis, sest ma tundsin, et mul on vaja seda nagu community't. Ja siis nad kutsusid mind sellele õpetajakoolitusele. Siin kestab see 9 kuud, see õpetajakoolitus. Ja ma läksin ma viskasin ennast sellesse sisse, sest et nagu ma tundsin, et mul on nii vaja seda. Ja siis 1. jaanuaril 2020 ma hakkasin seda raamatut kirjutama. Sest et seal õpetajakoolitusel ma nagu jõudsin tagasi nagu iseendani. Ja see ongi see, et andsin endale loa olla haavatav, andsin endale loa olla mina ise. Sest et ma kogu aeg ma tunnen, et ma pidin nagu näitama kellelegi või nagu olema või nagu tõestama pidevalt midagi. Kuigi nagu mul ei ole vaja nagu midagi tõestada, isegi minu viimane agent ütles mulle, et sa saad mängida neid advokaadi ja kõiki neid nagu selliseid professionaalsemaid rolle, kus on vaja nagu autoriteeti, sellepärast et sa ei pea midagi tegema. Sa lihtsalt you just deliver the lines because this is who you are. Et nagu sa oledki sina. Ja mina kogu aeg olen mõelnud, et ma pean nagu näitama, et ma olen tugev, et ma pean nagu seda tugevust välja näitama. Aga kui sa oled tugev, siis sa ei pea näitama seda. See lihtsalt on. Ja teised nagu tunnevad selle ära. Ja nagu... Just, et sellega ei ole vaja ekstra esineda. Ja see ongi see on nagu üks minu elu õppetunde ka, et teadvustada, et ma ei pea näitama või olema rohkem, kui ma olen, sest et see, kes ma olen, ongi juba piisav. See, kes ma olen, ongi juba everything. Et ma ei pea nagu proovima olla keegi teine, sest et ma olen mina. Et jah. Ja siis ma hakkasin uuesti võtma inimestega ühendust, kui ma seda raamatut kirjutasin ja mul oli üks kohtumine nagu Torontos kokku lepitud märtsi lõpuks 2020 ja mis me teame kõik, mis siis juhtus, COVID tuli. Aga kui COVID tuli, siis see andis mulle nagu nii palju õhku hingata, sest et valitsus maksis meile, et me kodus istuksime. Nagu niimoodi, et see maksis mul kõik nagu arved ja üüri ja kõik asjad kinni. Ja ma lihtsalt istusin siin rõdu peal ja kirjutasin oma raamatut ja panin seda raamatut kokku ja mediteerisin ja käisin jooksmas ja matkamas ja see oli mul oli nagu hästi vaja seda, et nagu närvisüsteemile lihtsalt nagu restart teha. Ja. Et tasustatud puhkus. Jah, põhimõtteliselt küll. Aga see jällegi oli nagu veidikene nagu handicap, et mingi hetk, kui sa pead nagu ikkagi hakkama tavaellu tagasi tulema ja nagu nüüd ma alles õpin seda kogu minu suhe rahaga ja nagu enda väärtustamine ja kuidas julgeda küsida inimeste käest tasu oma teenuste eest näiteks ja kogu see asi, et see on praegu see õppetund, kus mina olen, et astuda sellele levelile, kus ma saan olla spirituaalne ja samas ka majanduslikult edukas, sellepärast et need kaks asja peegeldavad üksteist ja ma tunnen, et hästi palju, just eriti Eestis, on see, et kui sa teed mingid meditatsioone või kui sa saad mingisugust infot teistelt nagu levelitelt, siis sa peaksid seda tasuta pakkuma. Ei, see on energiavahetus ja see ei ole niimoodi, et sa oled nüüd kellelegi võlgu midagi. Et see on nagu hästi suur nagu vale arusaam, aga ma arvan ka, et see on nagu pandud nagu ma arvan, et see on arusaam sellepärast, et
tõmmata selle info väärtust maha. Sest et kui kõigil inimestel oleks see info ja kui kõik inimesed oleksid oma tugevuses ja elaksid oma nagu kõige kõrgemat potentsiaali, siis ma arvan, et kogu see traditsiooniline maailmasüsteem kukuks kokku. Sest et traditsiooniline maailmasüsteem hoiab inimesed väiksena, kastikestes ilusti ja niimoodi, et sa kogu aeg tunned, et sul on midagi puudu. Et sa pead kogu aeg midagi tegema, et saad ennast nagu täiuslikuks saada, aga kui sa nagu mõistad, et sa oledki juba täiuslik, et sul on see ühendus kõigega ja sa saad luua ükskõik mida, siis see tähendab, et sul on ka ju väga, väga suur võim. Ja ega see kõigile ju ei meeldi, kui inimestel on võim. Kui inimestel on võim, aga kui inimesed saavad aru, et neil see on. Et siis soovime sulle tuult tiibadesse ja sõna otseses mõttes kõikides sinu projektidega. Suur aitäh, et sa tulid ja saime nii mõnusalt ja sügavalt vestelda. Suur aitäh. Ja, nii armas. Mul on nii hea meel, et see oli minu esimene Eesti podcast, et see kuidagi tundus nii õige. Ja sulle ka suur aitäh, et olid julged proovida midagi teistsugust, et väga-väga super. Just. Ja meie kuulajatele, vaatajatele nagu ikka alati peale igat episoodi pane like, pane meile väike tagasiside ja võimalusel jaga nii paljudega kui võimalik, sest head kraami on patt endale hoida. Ja kuni järgmise korrani, aloha! Aloha. Aloha. Tänase saatekülalisega jätkus juttu kauemaks, nii et vaata kindlasti järgmist episoodi, mis üles tuleb ja naudi täie rauaga. Ja nagu ikka, alati pane like ja kommentaarid, jaga oma siis erinevatel platvormidel ja kui sul on soovitusi või soove kaasa elada või loomisel kaasa aidata, siis anna kindlasti teada. Kõike paremat, palju alohat ja kohtumiseni juba järgmisel korral. Mahalo!